tere, ma olen Kalmer Visnapuu ja majandan siis niite Virumaal Mädapää, Järni ja Lasila puisniite ja muidugi oma põlistalus, Tarupedaja talus Karu rahvuspargis. No nagu enamik või väga paljud pärandniitude hooldajad on alustanud ikka lapsepõlves. Ainult siis ei nimetatud seda mitte pärandniitude hooldamiseks, vaid ikka heina tegemiseks ja loomade karjatamiseks. Siin on kõik tähtsad aspektid, miks ma üldse midagi teen, väga ilusti tasakaalus. Et esiteks, no mulle meeldib see, mida ma teen, mulle meeldib see tulemus. Teiseks, et mul on oskused ja teadmised, et see töö hästi ära teha. Võib-olla kolmandaks, et seda on ka maailmale vaja, nii-öelda see märksõna on elurikkus ja keskkonnateenused ja avalikud hüved ja nii edasi. Ja neljandaks, sellest mul makstakse. Kui seda maad siin on 1000 või 2000-3000 aastat majandatud, haritud seda põldu või niitu, et siis lihtsalt minul ei ole õigust seda jätta hooldamata või minu põlvkonnal. Et see järjepidevust ei saa lihtsalt katkestada. Me oleme praegu Mädapää puisniidul ja majandan 3 väikest Virumaa puisniitu ja need on sellised elurikkuse oaasid keset intensiivseid Virumaa suuri põllumassiive. Ja ma arvan, et siin saab see elurikkus kasvada, areneda ja olla valmis selleks, et kui kunagi tekib võimalus tagasi levida tavapõldudele, siis on siit kust seda võtta, seda elurikkust. Iga väike kohtumine mõne uue taime, looma, linnu, putukaga on ju väike rõõm. Ja alati on see parim osa päevast, kui ma saan teha tiiru omal pärandniidul. Kõige rohkem probleeme või väljakutseid tekib ikkagi niitude taastamise esimestel paaril aastal. Kogukonna liikmetel või inimestel on õnneks hästi isiklik suhe looduse või kohaga, kus nad elavad või kus nad on. See on ju kellegi koera jalutamise ala või päevitamise ja ujumise koht, seene marjakohad. Ja siis, kui hakatakse seal võsa raadama, kände freesima ja mõne aja pärast tekivad sinna karjatarad, siis on konflikt ju kerge tekkima. Ma arvan, et esialgsed taastamisaegsed konfliktid kogukonnaga võib-olla on see üks probleem. Muidugi läheb aastaid ja siis see kaob ja tekib rõõm sellest keskkonnast, mis on uuest keskkonnast, mis on tekkinud. Ma ju näen, et inimesed peatuvad, teevad oma selfisid minu loomade või selle ilusa niiduga. Et see on kindlasti üks hüve aega, et näen mõnda gruppi maalimas. Siin me käime keskkooli gümnaasiumi inimestega tegemas õuesõppepäevi. Et see kõik on see, mille pärast seda tasub teha.